minu unistused seoses Eesti riigiga on ikkagi seotud nagu ühe lihtsa printsiibiga, et sa ei saa olla õnnelik, kui sinu ümber on inimesed, kes on õnnetud, et kindlasti see on see koht, kus ma sooviksin rohkem panustada selle. Minu jaoks nagu läbi selle üks office'i, mis siis pakub Eestit välja kui ärikeskkonda inimestele, kes otsivad kohta, kus maailmas oma ärisid alustada, siis ikkagi minu jaoks on sümpaatne see mõte sellest, et Eesti lisaks maailma parima elukeskkonna tiitlile võiks saada ka maailma parima ettevõtluskeskkonna tiitli. Kas Eesti inimesed on ettevõtlikud ja neil on olemas valmisolekud tegeleda ettevõtlusega ja asutada oma ettevõtted ja asutada edukaid ettevõtteid ja nendega minna ka laia maailma. Et me peame teadma, millest sõltub ettevõtluse. Alati me jõuame selle käigus hariduseni, et kas meie inimesed, kes nad saavad siis keskhariduse, osad kõrgharidused, et kas neil on olemas valmisolek olla siis iseenda peremees, iseenda maal, et mitte sulane väliskapitalil põhinevas ettevõttes, et kas sa oskad olla taluperemees, et siis me peame mõtlema teistmoodi kui teised ja teistega võrdlemine, see on nagu 10 aeglaselt sõitva auto võrdlemine, et kes sõidab kõige kiiremini 10 aeglasest autost, et see ei vii mitte kuskile, kui sa tahad olla kiirem kui need 10 autot. Inimene, kes 20-ndates ei ole sotsialist, 30-ndates liberaal ja 40-ndates konservatiiv, et sellel on midagi viga. Et tegelikult ka mina ise näen, et 20-ndatega võrreldes 30-ndates ma olen muutunud oluliselt liberaalsemaks ja ennekõike siis selle majanduskeskkonna näol ja läbi siis teenusmajanduse koja, juhatuse ja nõukogu töö. Ma olen hakanud seda riigi rolli nagu hoopis teistmoodi vaatama ja võib-olla meil on siin natuke veel selline ülemineku faas, kus me usume, et ettevõtlus ja ütleme ka siis majanduskasv on kuidagi väga tihedalt korrelatsioonis sellega, mis riik teeb või ei tee ja tihtipeale siis tõusva majanduse perioodil siis valitsused saavad rinda ette lüüa ja öelda, et nemad tegid ja kui läheb kehvasti, saab öelda, et eelmine valitsus tegi, aga suures pildis Eesti on niivõrd avatud majandus, nii suur hulk sellest, mis Eestis toimub, Eesti ettevõtetes toimub, on seotud tellimustega välisturgudelt, eksport ja väliskapital mõjutavad meid rohkem kui mitte ükski valitsus, kes meil on siiamaani vähemalt sellel kümnendil. Ja selle võrra nagu ma olen hakanud nägema seda pilti hoopis teistmoodi, et siin on üks vana hea tsitaat, kui ma eksin, see on Rooseveltilt, et riik peab kas aitama või tee pealt eest ära tulema. Kui me mõtleme selle peale, et kust rohkem lisaväärtust tuleb, siis rohkem lisaväärtust tuleb sellest, et on palju väikseid ettevõtteid, natuke keskmisi ja siis veel näpuotsaga suuri, et ikkagi väärtust tuleb ettevõtlusest. Et kõik tulu, mida riik ümber jagab, kui see ei ole tulnud siis Saksa maksumaksjalt, see on tulnud Eesti maksumaksjalt. Ja kui küsida, kes neid makse maksavad, siis reeglina ikkagi ettevõtted, et üksikisikute maksukoormus võrreldes ettevõtete maksukoormusega on väike, sellepärast et Eestis ettevõtted tasuvad kõik tööjõumaksud. Inimestel vastutust ei ole oma maksude jaotamine, maksude maksmisel. Ja minu mõte on pigem siis selles, et äkki riik peaks tee pealt rohkem eest ära tulema ja ei peaks nii palju siis tegema asju kodaniku eest, sellepärast, et abi teeb abituks. Et inimesed, kes peavad ise mõtlema, ise looma kujutluse soovitud seisundist ja siis selleks rakenduma oma tahet ja intellekti, on kindlasti paremad kodanikud pikas plaanis, kui meie eesmärk on ise mõtlevad kodanikud ja ise mõtlev Eesti.